Ja tõesti 2013 jah, ma leidsin, oli mul slaidiprogramm arvutis olemas, kus ma rääkisin ka maakeldritest, aga võib-olla natuke teise nurga alt, võib-olla nagu ehitamise poole pealt. Ja tahaks nende keldritega võib-olla veel natukene jätkata või oma kogemustest, et härra Saksamäel tegi väga hea sissejuhatuse just viimases lõikes, et kui teed keldrile katuse, tuleb räästas ja kuhu kukub vihmavesi, eks ju. See ongi meie üks probleem. Aga siin on ka juttu olnud nende keldrite niiskusest ja ventilatsioonist, siis minu kogemus on üks see, et see Revonia pakub siin neid betoonkeldreid, eks ju. Ja mina ka, mul tütar ostis Läänemaale 2005 talu, kus ei olnud maakeldrit ja siis ma otsustasin, et mis talu see on, kui maakeldrit ei ole. Ja siis tollal ma sain selle tehnika kõrgkooli ehitajad tegid praktika korras sellist valutööd ja siis ma sain selle keldri ära osta ja panin endale maale. Isoleerisin kõik ära, panin mulla peale, aga ma ei teinud ühte asja, ma ei kontrollinud selle keldri rajamise sügavust väga täpselt, kui kõrgel on see pinnases vesi. Ja esimesed aastad tuli sinna ikkagi 10 senti vett sisse. Oleks pidanud võib-olla drenaaži tegema või ikkagi kõrgemale panema, et seda peab alati kontrollima. Ja teine asi on see, et keldri tegin valmis, panin esimene aasta igasuguseid asju sisse, seal neid purke ja pudelid ja ka vist kartuleid natuke tegime endal, seal kasvatasime ja kõik läks hallitama. Ja samal ajal me ehitasime, Restor ehitas Haapsalus seda suurt lossi seal, restaureeris ja seal kaevati maa seest välja üks savilääts, niisugune pruun savi, mis ei olnud ka päris nagu puhas savi. Ja siis ma tõin sealt umbes 100 kilo savi, panin kotti ja mingi plastnõusse lahtiselt. Ja kuna vesi sisse, siis ma kartulisalve olin üles tõstnud, panin sinna salve alla lihtsalt seisma ja siiamaani ei ole mul niiskusega probleeme. Et savi seob seda niiskust ja kui vaja annab välja ja reguleerib ja väga hea säilituskelder. Et see on nagu üks asi siis. Ja mingi asi oli veel, aga võt see läks juba meelest ära, mis ma mõtlesin, et ma räägin. Põrandad. Et kui te tahate maakeldris midagi säilitada, siis hoidke oma looduslikku pinnast seal põrandal. Kui on mullapinnan või on pahepinnas, seal ikka on seda mulda ja seda looduslikku materjali, sest keldri põrandas see materjal on bakterid, mis söövad hapnikku. Ja kui keldris on vähe hapnikku, siis säilivad kõik juurviljad väga hästi. Et see on põhiline just siis, kui tahate kartulid ja juurvilju seal säilitada, siis see on kindlasti üks eelistingimus, et rikutakse keldrid, vanad keldrid ära, tehakse betoonpõrand. Ja siis kaob see moment ära, võib-olla seal seina pragudes veel on seda, aga ikkagi põrandad oleksid hea, kui oleks looduslikud. Kui seal midagi muud teha, veinikeldert, siis pole tähtis. Ja oli siin veel juttu, et augus kartulite hoidmine, mu enda kogemus on see 50ndatest aastatest, kui ma olin poisike. Isa-emal oli kolhoosist antud 0,6 hektarit maad, 0,3 oli kartul, 0,3 oli oder ja siis seda vahetati kogu aeg. Ja seal kõrval oli siis Keila jõe kõrgemal kaldal, Kartulamaa kõrval oli suur auk tehtud, mingi niuke 3x3 meetrit peaaegu või natuke. Ja nii mäletan, et kui kartuleid võeti, siis kastiga sõitis hobune sinna augu serva, kallati kartulid kõik sisse, pärast pandi sinna põhk peale ja pandi siis ka mulda peale, aga võt, kuidas kevadel seda jälle uuesti lahti võeti, kas seal hiirek kallal oli käinud, seda ma ei mäleta, aga mul on niisugune tunne, et väga ei oldud või kui on, siis nemad peavad ka midagi süüa saama.
Aga siis see, mis toiduks läks, see pandi ikkagi nagu seal oli maakelder ka, et siis sinna kõiki mahtunud ja see pandi siis sinna. Nii palju siis nendest keldritest ja üks kelder on veel, mida ma siis näitan, mida on tehtud seal Kohila lähedal Urgel. See on samamoodi üks selline betoon, ise valatud siis selline betoonkelder. Aga et keldrit natuke sisse kaevati, tuli mulda ja siis nad otsustasid, et nad teevad siis sinna kõrvale ka tiigi ja selle tiigist ka välja kaevatud mulla ja sellega tehakse siis selline suusamägi endale, et sealt suurt mäge ei olnud, aga nad olid sportlikud inimesed, see pere, ja siis rajasid endale väikse suusamäe ja siis talvel tegid sinna raja peale. Et on ka nii võimalik, aga see tiigi ehitus natukene seostub ka sademete vettega, väga keeruline. Ja nüüd ma olen vaadanud seda, elu pani mind väga raskesse olukorda, et räägi nendest sadevetest, ma ei räägi sademevetest. Ja vaatasin siis neid firmasid, mis siis reklaamivad oma tooteid, neid on päris palju internetis. Üks oli siin, mis mul ette oli Pipelife ja seal reklaam. Paremini korraldatud veekäitlus võib kaitsta 4,8 miljardit inimest, kes praegu elavad piirkondades, kus napib vett. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et no kui tuleb meil nädal aega vihma nagu see suvi, maa litsub ja kui ma seda kuidagi kokku korjan, kuidas ma saan seda vett sinna Aafrikasse, kes siis vaevlevad selle veepuuduse käes või Aasias. Et noh, reklaam on hea, eks ju, aga reaalne elu on ikka vast teine. Ma saan aru, et me sadeveed lõpuks imbuvad põhjavette, sealt me ammutame endale siis seda joogivett. Aga et jah, et seda kuidagi seda sadevett kokku hoida nüüd selle nimel, et Aafrikas ka juua saaks, noh, ma ei tea. Võib-olla ma saan valesti aru, aga vahest tundub jah, mõned reklaamid niisugused imelikud. Härra Saksakolm tegi väga hea sissejuhatuse siin just sellega, et jah, et keldril katuse tekib räästas ja kui me räägime sademevetest, siis ongi küsimus selles, et niikaua, kui ta sajab lihtsalt maa peale, ei ole nagu probleemi, kui ta seal ära imbub ja ära valgub. Aga nii kui me hakkame ehitama maa peale mingisugust hoonet, millel on katus, nii tekib kohe sademevete probleem. Ja mis see probleem ongi, see on see, et maja kõige suurem vaenlane on alati niiskus. See niiskus tuleb ülevalt, sadeveed lähevad maha, imbuvad maa sisse ja siis hakkab sealt altpoolt jälle kapilaarniiskusega tulema üles. Nii et see sademeveed ründavad meilt pealt ja alt ja vot sellega peab ehituste juures nagu arvestama. Ja alati on lihtsalt arhitektina, ma olen rääkinud ka juba 27 aastat tehnikakõrgkoolis noortele arhitektidele, mis on vana maja ja mis on restaureerimine. Et alati tuleb pöörata maja juures tähelepanu katustele. Et maja puhul on alati, ja mina olen alati, alates seal kunagi ehitusmehaanika tehniku lõpetamisest, alati näen, et õige maja katus on viilkatus. See on 1000 aasta praktiline kogemus, mida te näete siin Vabaõhumuuseumis, eks, et ega vanasti ei ehitanud keegi lamekatuseid. Kõik tegid ikkagi viilkatuseid, et vesi, lumi, kõik maha tuleks. Ja siis on see küsimus, et kui tahetakse nüüd midagi laiendada, siis kõige ilusam on see, kui jälgitakse sama katuse kuju. Siin tehakse igasuguseid imevigureid, juurdeehitustele tehakse lameda katusega ja siis tehakse veel üks katusekalle ja teine katusekalle kokku ja need kõik on problemaatilised kohe sadevetele. Kui on üks sirge
viilkatus, olgu ta või mitme tahuga, nagu näiteks siin, see jookseb ringi, et teete veranda, siis tehke verandale ka ikkagi viilkatus peale või on ükskõik mis juurdeehitus või saun või see on alati palju ilusam. Ja kui räägite räästast, siis ma ei tea, kuidas teie loete, siin on 3 maja. Misuke maja on kõige madalam? On arusaadav või ei ole? Visuaalselt. Ma natuke raamatust pildistasin maha, see natuke moonutab, aga vaadake seda ülemist lühikese räästaga on palju kõrgem visuaalselt. Neid ei ole, need on täpselt ühe kujuga need majad. Ja kui räästa teete laia, siis teeb ka maja madalaks, vähe ilusamaks. Muidugi siin peab arvestama, et külje peal see räästas lõpuks ei hakka akent varjama. Ja mida kaugemal on räästas, seda paremini kaitseb ta seina. Ja ma olen projekteerinud ka maja siin Nõmmel oma sõbrale, kus ma tegin räästa laiuseks vist 1,20 m. Ta nii kiidab seda. Maja kalle ei olnud 45 kraadi, ta oli mingi 40-35. Ja ütleb, et talvel jalutab ta alati kuiva majaga ümber maja. Isegi lumi ei tule sinna. Ja räästas kaitseb maja. Ja võt siin ongi see, et meil on räästas, me arvame, et meil on maja ilusti katus peal ja unustame ära, et kus see vesi siis läheb ja näete, vesi kukub siia seina äärte, pritsib seina peale, siis siit hakkavad tekkima pinnase see niisugune teisaldamine veega kuskile poole ja tekivad probleemid vundamendis ja siis hakkab probleemid tekkima seinas. Et väga oluline on see, et see sadevesi saaks ikkagi kokku korjatud. Kusjuures selle maja puhul, see maja sein on savist. Kutsuti mind sellele nõu andma siis siin Paldiski lähedal, seal Poolsaare peal ja lähen kohale ja vaatan, maja on tõesti täis savist, tampsavi ja täiesti kandev maja, et savist saab teha maja küll, mis see on kuskil 30. aastatel ehitatud. Ja järelikult on üks tee, pane vihmaverennid, juhi see vesi maa pinnale ja võimalusel juhi siis ka sealt majast eemale. Ma kõige rohkem nende nõustamiste juures esimene asi, ma vaatan alati, kuidas on pinnas ümber maja. Vanasti ehitas ikka peremees maja kuskile künka otsa. Nii nagu maakeldriki sai ehitada ainult niisuguse kohta, kus oli mida kõrgem, seda kuivem ja seda paremini see kelder seal istus. Aga tihti ma näen seda, et juba sidumise käigus maja seotakse nii madalale, et ta jääb kaussi, no mis selle majaga siis juhtub? Maja ümber peab vesi valguma loomulikul teel eemale. See on nagu elementaarne, aga mis tehakse, nagu meiegi siin, minu pere muku lillepeendrad maja seina ääres ja iga kord jälle pannakse mulda juurde ja muudkui kasvab, aga siin on nüüd ka vihmavesi korjatud siis nõusse, mis on meeter maad maa sees. Seal on kett puudu, see vist kadus ära mul. Et see on üks võimalus vihmavett korjata, ongi need vihmavee rennide või vihmavee torude alla panna siis sellised anumad, millesse vihmavesi koguneb ja sealt saate endale võtta siis kastmiseks. See on juba suur asi, kui sa saad vihmavett, mis on seal ka seisnud ja natuke soojeneb suvel, et sa saad seda kastmiseks kasutada. Ja see on üks põhiline vist meie esialgu see sadevette kokku kogumine, et seda ära kasutada.
Noh, see on jälle reklaamist, aga see on ka tõsi, et mis see vee kogumine siis aitaks, suunata sademevesi ringlusse kastmiseks, üks põhiline. Kui suunata sademevesi hallveeks, mis asi on hallvesi? Hallveeks loetakse seda, kui me kogume sadevett ja me suuname selle tagasi majapidamisse, mitte kastmiseks. Ja see majapidamine on see, et me saame seda kasutada näiteks WC-pottides loputusveena. Ja öeldakse isegi, kui see vesi on filtreeritud, saab kasutada pesumasinates, mitte nõudepesumasinates. See on nagu seotud söögiga, hügieeniga, aga pesu pesemiseks ta kõlbab. Ja kaitsta siis samal ajal hooneid ja ehitisi veekahjustuste eest. See on see, mis ma siis enne ütlesin, et vihmaveerennid ja väga hea on, kui saab teha ka sadevete kanalisatsiooni. Sadevete kanalisatsioon on juba järgmine samm just vee kogumiseks mingisse suuremasse mahutisse või siis näiteks tiikidesse. Aga nii nagu meil maakeldrite puhul on üks asi, kus sadevesi väga toimib, majade puhul on mätaskatused, mida on väga palju ka Euroopas kasutatud. Mina olen kasutanud mätaskatust siin antud juhul oma küttepuude ladustamiseks. Mul oli seal kunagi maja ehitusaeg lauavirn ja jäi üle ja seisis seal koledalt ja naine ütles, et korista ära see ükskord. Ma mõtlesin, ma ei korista, ma tegin sinna mätaskatuse peale, siis ei paist välja. Ta sai sinna oma lilli istutada. Ja mätaskatused on üldiselt väga ehitatavad. Te olete kindlasti näinud siin Rannamõisa tee ääres on see restoran Luka vist, kus on peal kukeharjad kasvavad ilusti ja niisugune ilus katus, aga nemad tahavad kõik sadevett ja kasutavad selle ära. Ma leidsin siit ühe saksa raamatust, käsiraamatust ühe niisuguse ilusad pildid, kuidas teha lamedat murukatust ja kuidas teha viilkatusele murukatust. Et siin sõltub nüüd nendest aluskihtidest, aga igal pool peaks olema mulla all üks filtreeriv kiht ja lõpuks ja all selle hüdroisolatsiooni peal peaks olema siis treeniv kiht, kus siis vesi, mis läbi läheb, siis lõpuks jookseb kuskile mingisugusesse lehtrisse ja siis sealt jookseb ära või siis siin, kus selle aluskatteks peaks olema üks selline, tõlkes oli see niisugune kummikile või siis on see hüdroisatsiooniks kasutatav see mummuline PVC, mida saab ka keevitada kokku. Ja see mummuline PVC aluskattena hoiab selle pinnase libisemist ja teiseks, kui sinna alla teha puitrest, mis annab sellist reljeefsust sellele kangale, et siis see hoiab paremini seda mulda seal peal kinni. Ja selle all on siis, ja siis selle pealt siis jookseb vesi, see veel keeratakse alt üles, tehakse siia sisemine drenaaž sadeveele, et see jookseks otse üle ääre ja see läheb lõpuks siis kuskile sadevee süsteemi või vihmaveetorusse. Noh, sellel viisil saab neid mätaskatuseid teha küll, aga kui on teinekord väga kuiv suvi, siis võib tekkida see, et see hakkab ära kuivama. See ärakuivamise efekt tekkis minu ühel objektil, mis ma olen 30 aastat teinud, Padise klooster, kus kunagi 50-ndatel, 60-ndatel aastatel tehti konserveerimistöid ja kõikidele müüridele valati peale betoon nagu plaadid, nõgusad. Ja sinna peale sooviti panna kasvama muru, et see oleks ilus roheline. Ja seda sama Villem Raam tegi ka Pirita kloostri varjemete juures.
et kaitseb siis see betoon, kaitseb seda originaalmüüri ja on ilus ka, aga need murud ei jäänud pidama. Nüüd selle Padise viimase restaureerimise käigus on meie kolleegid nuputanud välja ühe väga hea viisi, tuleb alla panna kihtsavi, üks 10 senti savi ja siis pane murumatas peale. Ja see savi ja nüüd on Padise kloostris vähemalt, vaatasin, kõik on rohelised. Et see savi jälle seob niiskust ja annab sellele murule lisaniiskust nagu. Et nii palju siis nendest mätaskatustest. Üks mätaskatus on mul veel, see on mu enda noorte ja ehitatud suitsusaun ühest vanast aidaosast ja sinna peale tegime siis ka alla väikse kaldega katuse ja panime siis sinna peale kõigepealt hüdroisolatsioon, see on siis SPS või ruberoid või tõrvapapp, kuidas seda nimetada. Ja sinna peale ma panin niisama selle küttepuude alusele katusele, leidsin kuskilt vana seda traatvõrku veneaegset, mis oli niimoodi nagu silmusena nagu tehtud. Panin selle sinna peale panin siis killustikku või kruusa, mis see võrk hoiab seda kruusa nagu paigal ja siis sinna peale juba, ma ei pannud isegi geotekstiili vahele, vaid panin otse mulla, aga geotekstiil on nagu õige, et võiks ka seal vahel olla veel. Ja siin see on nüüd ka juba siin, ma ei tea, mitmed aastad juba see suitsusaun ja nüüd see aasta avastasin, et üleval on maasikad kasvama hakanud kõik. Käisime redeliga noppimas poistega. Ja see on siis üks niisugune hea võimalus sadevett kokku korjata, teha tiik. Et kui meil on olemas sadevette rennid, et korjata võimalusel need rennid kuskil sadevee kanalisatsiooniga kokku ja juhtida näiteks tiiki. Ja tiigis siis, et kui tekib 2 nädalat sajab ja tekib uputus, siis seal tiigis peaks olema ka mingi ülejooksu toru, mis siis stabiliseerib seda taset. Aga see tiik oleks siis nii nagu ilu poolest, korjab sadevett ja võimalik, et siit saab ka kastmiseks vett võtta. Et see on üks võimalus sellist mahutit teha ja seda on ju tegelikult väga lihtne. Tänapäeval on olemas sellised kiled basseinide või tiikide tegemiseks, mida saab kokku keevitada ja neid on siis vastavalt suurusele 0,5 ja millimeetri paksused sellised kiled, mida saab panna siis sinna auku, täidad veega ära ja ootad, kui ta stabiliseerub ja siis hakkad servast katma siis seal kividega ja varjad selle kile ära. Aga sealt on siis vaja teha läbiviigud see, et kus see sadevesi tuleb ja kus see ülejook siis tekib. Aga see on juba niisugune tehniline lahendus. Üks võimalus on neid sadeveid kokku korjata siis Pipelife, nüüd teen ma natuke nendele reklaamisin, pakub selliseid maa-aluseid mahuteid, mida võib teha nii immutamiseks ja seda laotakse kokku teatud üksikutest plokkidest. Tehakse auk maa sisse, pannakse sinna geotekstiilid alla ja siis on see võimalus, et kui teil tuleb palju sadevett sealt katustelt igalt poolt, et see annab võimaluse, teil ei ole sadevee kanalisatsiooni, kuhu juhtida näiteks linnas, siis see aitab seda pika peale immutada, et see maht on nii suur, et seal vesi vaikselt imbub ära või teine asi, seal vastavalt neid kaitsekihte peale panna sealt saab sinna teha ka kogumiseks. Ja siis sealt saab võtta juba siis seda vett ka nii-öelda teiskordseks kasutamiseks, nagu kastmiseks näiteks. Aga see on see, et ei teki maa peal siis sellist märga pinnast.
Siin on näiteks sama süsteemis selline näide, et see maa sisse on pandud siis selline mahuti, kus on mingil tasemel vesi. Seda vett, mis siin tuleb, saab siis siit pumbata juba nagu maja poole siis nagu kastmiseks. Ja siis nendest vihmavee torudest siis see vesi tuuakse siia sellesse kogumismahtu. Kui kallis see on, ma kahjuks ei oska öelda, aga vast see pilt huvitab teid kõige rohkem. Et see on see siis, kuidas seda hall vett nii-öelda kasutada. Ja põhiline, mis siis on, eks ju, vesi tuleb katusele, rennidega juhime ta kuskile kas siis üle teise katuse kokku ja juhime ta filtrisse. Seda sadevett on vaja filtreerida ja siis ta läheb sellisesse maa-alusesse mahutisse. Pipelife pakub selliseid 3 ja 5 vist kandiseid natuke teistsuguse kujuga need mahutid, kus on filter ja see mahuti kõik koos. Ja kui see suure sademetega saab see nõu täis, siis peab siin kindlasti olema siis üks ülevool, mis läheks siis nagu imbväljakusse, et me ei hakka seda vett kuskil ühe koha peal immutama, me teeme imbväljaku ja siis ta vaikselt vajub ära sealt. Ja siit samast siis saab võtta pumbaga süsteemi majja selle hallvee ja siit siis juhitakse üks asi on võimalik, siin on üks niisugune viga sees, et siin peaks toru olema teine, mis läheb alles pumpa ja siis hakkab hargnema. On kastmisvesi, siis siit läheb vetsupotti, siit läheb pesumasinasse. Ja siis üles korrusele samamoodi. Aga vanni ja siis söögi tegemiseks läheb juba puhas vesi. Vot nüüd tekib meie kliimas üks asi, et kui seda sademed ei tule nii palju ja kui see nõu ei ole liialt suur, siis ühel momendil vetsupotis teil vett ei ole. Saab otsa, mis siis saab? Vot seda lahendust ei ole siin nagu välja pakutud, kuigi jah, see sõltub siis sellest mahutist, mis te sinna maa sisse panete 5-kandise või 10-kandise, aga muidugi see kulu, kas see nüüd aitab nii palju seda, et tuleks rehkendada, et kui palju siis selle vetsupoti vajutusega läheb üks 10 liitrit vett metsa, pesumasinas läheb ka üks jagu, et kui palju te sellega kokku hoiate ja kas see investeering, mis nüüd siia maa sisse tuleb nagu ära panna, et kas see õigustab ennast. Ja Aafrikas saavad 1 miljon inimest saavad vett juua. Vist üks nädal veel, et meil on see vastik talv ju. Jah, aga see tähendabki seda, et see paak peab olema sügaval maa sees ja see peab ka pealt soojustatud olema, et ta ära ei külmu. Jah, aga talvel ei tule vett, vot see on see asi, aga meil pole talve olnud, meil on kogu aeg üks kehv suusailm, kus tuleb ka vett, aga see on küsimus, jah, mida me talvel teeme. Vaata Saksamaal, kus on palju rohkem sooja, õiget talve ei ole, siis see on siin igati, ma arvan, õigustatud, aga meie kliimas on see vast jah, natuke küsitav ja teine asi, mis on, kui väga pikalt see vesi seisma jääb, nüüd on see, et kas siin hakkavad tekkima või kui te näiteks panete selle enda suvilasse, talve otsa ei käi ja see sadevesi on seal vetsupoti kastis, ma ei tea, mis taga juhtub, ega ta väga puhas vesi ju ei ole. Või ei kasuta väga pikalt. Et mis elu seal hakkab olema, ma siin rääkisin ühe ökomondi spetsialistiga Rein Rängaga, kes ütles kohe, et tal hakkasid kohe kummitama need igasugused bakterid ja asjad, mis nendes torudes ja süsteemides hakkab elama. Et see vesi peab ikkagi väga puhas olema. Mis on veel? Linnades on see küsimus, et sadeveed koormavad kanalisatsiooni ja puhastusseadmeid. Et me peame sinna kõik juhtima
Ja siin ongi see, et et Tallinna linnas ju, ma tean, on sadeveed, mida ei tohi kanalisatsiooni juhtida. Vanalinnas on veel piirkondi, kuhu me võime sadeveed ja kanalisatsioonid kokku lasta, aga see kõik koormab neid puhastusseadmeid ja see on tohutu kulu, et neid seal koos ära puhastada. Aga Eestis ei ole veel seda nõuet veel ei ole, et ei saa endale maja ehitada, kui teil ei ole sellist süsteemi pandud. Hajaasustustes on jälle see jama, et seal jälle Päästeamet nõuab sulle seal küla peale 10 kandist veemahutit, kus saaks tuletõrjevett, eks ju. Väga hea oleks, kui sinna saaks sadevett kogu aeg juhtida. Aga nendesse tiikidesse vist mõnikord isegi on, kus saab seda kustutusvett, et kui meil on talv, siis peaks olema meil siin topelttorustik, et me saame ikkagi vetsupoti vett, kui väljas on 20 kraadi külma. Või teine asi, et on võimalus, et see puhas vesi ühendatakse selle sama anumaga, et kui siin on signaal, et vesi hakkab otsa saama, siis siit juhitakse vett siia juurde ja siis kasutab seda sama siis nende süsteemidega ka. Et see võimalus on. Aga kahjuks mul endal praktiline kogemus sellega puudub peale selle, et ma veetünni kasutan seal kastmiseks. Ma tean, et suvilas mõned panevad need vanad bensupaagid kaan pealt ära ja siis panevad vihmavee renni alla ja saab sealt alati vett võtta. Aga siis mis sa rääkisid selle enda sellest keldritest, seal sul savikihti justkui jutu järgi ei olnud vahel või? Jah, ma nii peensuseni ei jõudnud, sellepärast selle ma isoleerisin ära EPS-iga või tegin kõigepealt selle betoonile SPS-ist isolatsioonikihi, siis panin sinna peale 20 senti EPS-i ja siis geotekstiili ja siis uus mätas kõik peale. Ja need kõik läksid maha. Ma võin selle käima panna ja näidata seda, aga kui on soovi. No EPS ja savi päris võrdsed ei ole, neil on pisut teised funktsioonid ikka. No vaata, seal ei ole selle savi isolatsiooniks ei ole EPS, vaid EPS võimaldab seda, et ma ei pane sinna 80 senti mulda peale. Ma panen sinna tükk maad vähem. See hüdroisolatsioon on ikkagi SPS, mis on seal all selle betooni peal. Või siis, kui teie teete uuesti oma maakeldrid, me oleme teinud mitmele mõisale, restaureerinud neid maakeldreid. Üks oli Pajaka, suur kaheosaline kelder, kus tehti savimattidega. Vaata, meil ju toodetakse selliseid kangaga ja saviga immutatud matid, mis pannakse sinna peale, mis niiskusega paisuvad ja siis tekitavad isolatsioonikihi. Aga me ikkagi lõpuks see ei toiminud. Ja siis panime peale sinna ikkagi, keevitasime kokku selle mummulise kile ja tõmbasime selle üle selle keldri ja siis panime uuesti sinna mullad ja väiksed põõsad peale kasvama, mitte suuri, aga niisuguseid madalaid murukatte niisuguseid põõsaid ja see jäi päris ilus kelder. Seal üks detail veel, mis kõrva jäi, sa ütlesid, et panid SPS-ile peale selle vana nõukaaegse traatvõrgu. Kas seal pole ohtu, et ta hakkab nende liikumistega selle SPS-i sisse sööma? No SPS-i tuleb panna ikkagi paar kihti või isegi 3 ja siis see ei ole mõjutanud. Et ma olen korra küll remontinud seda, sealt kuskilt on midagi küll läbi lastud, aga see puitkatus, mis selle all on, seal selle puude all, siis ma lõpuks panin altpoolt sinna lisatoed sarikatele ja panin veekindla filmivineeri alt. Toetasin selle laudis ära ja see kestab veel. Minu jää ka ära. Pajaka maakeldriga juhtus veel üks asi. See on Kassari jõe lähedal. Seal Pajakast ei ole keegi käinud, eravaldus. Ja ehitaja tegi sinna liiva põhja ja siis ladus tellistest lahtiselt selle põranda ilusa savitellistega. Või oli see betoonkivi? Minu arust oli savitellised, jah. Aga ühel kevadel järsku see Kassari jõgi hakkas nii üle ajama, et sinna keldrisse tuli vesi.
Ja siis, kui see vesi ära läks, siis see läks koos liivaga ja järgi jäi ainult üks suur kuumaastik nendest ilusast põrandast. Et kui teha keldri või selline ükskõik millise keldri põrand mingi kivikattega, siis soovitan mitte liiva kasutada, vaid paesõlmeid või graniidisõelmeid. Neid vesi ära ei vii ega ei juhu ja seal jääb see põrand alles. No, nüüd tekkis juba 3 küsimust. Esimene on jätkuks sellele, et kas see on alternatiivne ka savi kasutada põrandana? Ikka võib. Ainult, et jah, ma arvan, et see sõltub ka sellest savi viskoossusest või sellest koostisest, et kui ta natukene niiskus saab, et kas ta läheb siis libedaks või... Kas see drenaas peaks lihtsalt allpool seda piiri olema? Aga iga keldri puhul, just ma ütlen, see sügavus on nagu oluline, et määrata see maapinnas oleva vee kõrgus ja võimalusel panna sinna drenaas ja siis see keldri põhi peaks olema drenaasist natuke kõrgemal. Et siis on kindel, et seal ei teki seda üleujutuse probleemi või seda üle niiskust. Teine küsimus jäi, et see, kui EPSi panna, siis kas SPS on EPSi all või EPSi peal? Ei all. Tähendab see, kui sul on maakelder näiteks või see betoonkehand, eks ju, siis on kõige lihtsam ikka teed ikka selle betooni ja seda alust kaitsed niiskuse ees, see on nagu pööratud katused. Lamekatuste puhul on üks niisugune nimi, pööratud katus, kus vesi valgub läbi soojustuse ja siis drenaaskihiga seal all hüdroisolatsiooni peal korjatakse kokku ja juhitakse sadevesüsteemi. Aga selle EPSi peale peaks panema siis mingisugust ei, ma ei näe põhjust, et miks sinna võib panna ainult geotekstiili, et muru ja juured ei läheks läbi sealt. Aga põhimõtteliselt sealt see vesi valgub maha. Minu selle maakeldriga muidugi oli veel see lugu, et ühte seina ma tegin paekivi seina ja ma tegin sinna suveköögi ja sinna äärde ja vesi voolab siis sisuliselt ära ühte külge. Aga ei ole olnud probleemi enam, et mul vesi... No nüüd on see veetase ja on nii kõikuv ja natuke madalam ikkagi ja enam ei ole mul keldrisse vett tulnud. Ja 3. on pigem repliik nii-öelda, aga et vaata, meil käsitletakse seda, et kasutad maal vett, et see on raiskamine, aga kui me vaatame hajaasustust, kus sa võtad selle salvkaevust, siis sa võtad selle vee, see läheb maha tagasi, kas on nagu vee raiskamine nii-öelda? Et minu arvates see vee raiskamine tuleb sellest, kui me veele lisame midagi, mis reostab seda, siis tekib vee raiskamine. Sa mõtled nagu igasuguseid pesuaineid või? Ja, et selles mõttes selle sademee kogumise sellistesse suurtesse paakidesse vajadus sellises hajaasustuses ei oma nagu sellist mõtet majanduslikult lisaks. No seal on see, et ega sa see paaki saad korjata ainult seda vihmavett, eks ju, et mingit muud vett ei tohiks. Sest on teada, et näiteks need samad kanalisatsiooniveed, mis lähevad ja mis majadest tulevad suured majad, siis seal on üks võimalus, et see soojus korjatakse kokku seal ja kasutatakse ära siis kuskil ventilatsioonisüsteemis. Sadeveega see ei anna. Pigem kommentaar nende kogumisnõude kohta, et meie panime ka endal kuurile ja mida me märkasime, et tekkisid sääskede vastsed sinna ja panime siis sellised sõelad peale, ehk siis me kogume vett, aga me ei lase nendel sääsevastsetel nendes kogumisnõus tekkida. Et saime hoovi sääskedest vabamaks. Sama võib-olla tiikide puhul, et te mainisite, et tiigid teha, aga et seal on sääsed tekkima. Ja nii, et kes sääske ei karda, tehke tiike. Aga see on õige, aga ma ei ole enda selle... Mul on üks veenõu veel, kus ma korjan vett maja taga. Olin selle juba ära korjanud talveks. Ei saanud pilti teha. On niisugune nii kõrge mahuti, kus tuleb vihmaverenni kõrvalt. Ma tegin vihmaverenni sisselõike ja tõin lisatoruga sinna. Tal on väike auk. Ja sinna kogunes umbes, ma arvan, seal vist on mingi 200 liitrit seda vett. Ja all on kraan umbes põhjast nii kõrge, kus saad lasta ämbri või kastekannu kohe alla, saad vett lasta. Ja sinna peale ma panin tõesti sellise sõela esiteks, et
puhastaks natuke seda vett, mis sealt vihmaveetorust tuleb, meil on männid ja männitolm ja okked tuleb nii palju. Et see võib-olla ikkagi jah, on nagu selle sääse vastu päris hea, aga see üks lahtine nõu, mis ma algul näitasin, no see, ma ei tea, see sääsed, mina sääske ei karda. No mina küll kardan sääske, mina võin öelda, et meil on just maja juures on selline suur see seguvann, see neljakandiline ja paganama tüütu on, et sääsed ikka hakkavad seal paljunema ja herilased käivad ka seal vett joomas. Ja mis veel kõige hullem, konnad hüppavad maast sinna sisse, aga välja enam ei saa. Nii et ma suvi läbi käin kogu aeg, kui on vihmane suvi, ühesõnaga, kuna vahepeal saab siiski ju vett ära võetud sealt kastmiseks, kui on vaja kasta. Kui ta oleks võib-olla ääretasa, võib-olla siis need konnad saaksid kuidagi ise välja. Aga nii, kui ta ei ole ääretasa, nii nad ei saa seal kuidagi välja. Pane sinna üks laud ja ronivad nii ilusti mööda lauda välja. Ma pean ilmselt me nüüd muutma ja mis mina siin... sääski püüdmas, siis ei ole sääski. No võt, varem, kui mul ei olnud ühesõnaga vett majas ja ma tegelikult ei kavatsenud üldse seda vett majja tuua, eks ju, aga noh, salvkaev sai tühjaks, ei jäänud muud üle, tuli puurkaev teha. Ja tegelikult on ikka jube, kuidagi hale meel on seda puurkaevu vett seal vetsust muudkui tõmmata alla, eks ju. Ja kuhu ta siis läheb, kuna meie krundil ei saanud septikut teha, ühesõnaga kitsas kinnistu, Vooremaal, kallak, eks ju, et puurkaev on allpool, kui siis septikut oleks saanud teha. Ja siis muudkui tõmban seda vett sealt vetsust, mis läheb pütti ja siis tellin 3 korda suve jooksul, ühesõnaga, sest sõbrad käivad ju ka külas, püti tühjendust. Et noh, siin on, et kas tasub ära, et kui ma mõtlen, et püti tühjendamine, kui see traktor tuleb, maksab 30 €, aga 15 kilomeetri kaugusele Jõgevale seda tühjendama minna, maksab 120 €. Ja ma maksan selle püti tühjendamise eest iga kord ühesõnaga 150 €. Mis tundub, noh. Tuleb kasutada biokäimlaid. Ei no õues on ka, ja see on ka olemas. Vesi, aga ja see vesi, mis tegelikult läheb, ütleme, köögist ja kuskilt saunast, siis seda on ikkagi mõistlik immutada, et see enne, kui ta jõuab sinna põhjavette, see ikkagi pinnas puhastab selle ära, et seda isegi pakutakse ametlikult näiteks sauna jaoks niisuguseid ümmargusi aukudega selliseid potskasi, kuhu see sadevesi läheb ja see imbub vaikselt maa sisse ära. Ja ega ma seda, mis vetsupotist alla läheb, ei tahagi kuskile immutada, aga ma tahaks kasutada seal vetsupuudi loputuspaagis seda vett, mis on kuskil kokku kogutud. Aga nii nagu minu tütar ja mu 3 tütart, kes seal kõik talus suvitavad ja siis oli esimene nõue, vett sisse ei too, ämbriga kaevust. Meil oli koguga kaev, aga seda vee kvaliteeti 4,5 meetrit, seal vesi kunagi otsa ei saa, aga ikkagi oli kvaliteet kehva, siis tegime ikkagi puurkaevu ka juurde, aga ikkagi võtame ämbriga. Ja sauna siis lõpuks suvel toodi maa seest toru suvine, et vesi lastakse anumasse, aga pestakse ikkagi kausiga ja jookseb siis sealt põrandast renniga siis ära lõpuks sinna imkaevu. Ja niisugune lihtne maalähedane elu. Ainult ei ole tülikas, kui tulevad, siis kõik hakkavad vett tassima ämbritega edasi-tagasi. Ja talvel, kui seda suvist ei ole sauna teha, siis on 2 ämbriga ikka 10 korda käid kaevu vahet. Aga see on hea füüsiline töö. Ei tohi karta seda. Meil niigi füüsilist liikumist vähe. Nii et maamajade puhul on mitu asja. Kas sa elad seal pidevalt või sa kasutad ajutiselt, siis tuleb ka seda ajutist elu nautida. Kas on kellelgi veel küsimusi, kommentaare? Nii et sadevete osas, ma arvan, interneti lähete, siis teile tuleb järjest seal firmasi, kes kõik pakuvad seal igasuguseid lahendusi, aga küsimus on hinnas ja tulemuses. Üks maahommik oli hiljuti, mõni nädal tagasi, võib-olla keegi juhtus nägema, ma ei mäleta selle proua nime enam, aga tal ei ole 7 aastat juba elektrit. Ja generaatori pealt toodab endale siis elektrit, nii palju kui on vaja, ja vesi on tal, välja arvatud siis joogivesi, eks ju. Muu vesi on tal siis kõik nagu, nii et uuesti kasutusele võetud, ta kogub, ta filtreerib, ühesõnaga ilma igasuguste kallite seadmeteta.
aga kahjuks see saatelõik on nii lühike, et ta ei jõudnud seletada, mis filtrid tal seal suurtel need kandilised valged, need anumad, kuidas neid nimetatakse. Neid ta igatahes kasutab. Need kasutavad neid, mida saab, ma ei tea, kuidas need nimed, need on kuskil ühekandised, need jalgade peale näiteks, et paned jalgade peale üles, pumpad täis, siis päike soojendab ja saad kastmiseks loomulikul teel sealt lasta vett. No jah, tema kasutab muuks ka välja arvatud toidu ja ilmselt saab seda ikkagi, jah. Nii et kui järele vaadata neid maahommikuid, siis sealt võib ka ideed saada. Ja kui sul on see anum olemas kuskil, kuhu saab, tänapäeval on igasuguseid väikseid pumpasi, saab sisse lasta ja pumpa kuhu vaja, eks ju. Et elu on nagu lilleaed, ainult et kuklas on kogu aeg see kauaks. See rahu maa peal. Ennem on seda vaja. See kauaks muidugi juhatas nüüd ilusti selle järgmise minu teema sisse, et nagu ma juba mainisin, Mart on olnud ka väga pikalt meie hea koostööpartner ja sellel nädalal oli Mardil tähtis päev. Mart sai Muinsuskaitseameti elutööpreemia ja meie tahame ka teda õnnitleda. Aitäh. Raamat sulle ka õigest ilma teieta ei ole midagi, sest teie olete, kelle nimel tasub teha. Aitäh. Mul on 8 lapselast, 3 tütre peale 7 poissi ja nende nimel tasub ikka liigutada. Aitäh.